Me jätkame nüüd aga ajakirjanduse teemal. Ma olin 3 aastat Tallinna Televisiooni uudistejuht ja avastasin karmi tõsiasja, et kui Tallinnas sünnib palju häid uudiseid, näiteks uus tramm on tulemas, lasteaia avamine, uus spordihall ja nii edasi, siis peavoolumeedia ehk mainstream meedia, populaarsemad meediakanalid Tallinnast naljalt positiivseid asju ei räägi. Aga kui näiteks krohv kukub maja seinalt, on kõik meediakanalid kohal. Seega on saanud selgeks, et häid uudiseid on üsnagi raske toota, kui enamus meediakanalid toodavad ainult negatiivseid uudiseid Tallinnast. Ühesõnaga jäetakse avalikkusele mulje, et kõik, mis Tallinnas toimub, on halvasti. Sel teemal olengi kutsunud täna stuudiosse Monika Kuzmina, kes on heade uudiste portaali goodnews.ee juht. Tere! Tervist! Meeldiv siin olla ja meeldiv kuulata headest uudistest Tallinna linnas. No heade uudiste portaal sai juba 2-aastaseks. Kas keegi loeb ka häid uudiseid või kõik ootavad ikkagi ainult seda verd, intriigi, tapmist, mida iga päev telekas näidatakse? Võiks siis küsida, et kas keegi vaatab Tallinna Televisiooni ka, et eks teda vaadatakse natukene vähem, võib-olla kui ütleme sellist suuri telekanaleid ja samamoodi on Good Newsi portaaliga, et loomulikult meie lugejate hulk on täna väiksem kui suurtel portaalidel, kus võib-olla tõesti tihtipeale need klikid saadakse väga suurte hulgana kätte just negatiivsete uudistega. Ta ei ole kerge töö, aga tänaseks 2 aasta jooksul on erinevaid lehekülgi loetud üle 600 000 korra, ehk siis midagi see juba näitab. Et siiski on inimesi, kes soovivad oma ajust võib-olla eemaldada miks mitte natukene rohkem seda negatiivsust, et ma ise mäletan ühte kogemust, kui ma vaatasin uudistesaadet ja mitu krimiuudist ehk autoõnnetuse ja krimiga seotud uudist oli järjest eetris, et tahes-tahtmata enesetunne läheb kehvemaks. Ja on ka uuringuid, mis ütlevad, et kui ajalehe esikaanel on enesetapu uudis, siis see mõjub depressiivselt ka inimestele, kes seda loevad. No Eesti ajakirjanduseetika koodeksi punkt 1.2 ütleb, et ajakirjanduse üks peamine kohustus on ühiskonnas kriitiliselt jälgida poliitilise ja majandusliku võimu teostamist. Ehk siis tegelikult, kui sa lähed õppima ajakirjandust, siis meediaõppijad kohe esimesel tunnil ütlevad sulle, et nii, sinu ülesanne on olla ajakirjanik, intriig, pane ära, positiivne uudis ei müü, otsi mingit asja, mis siis müükseks. Ühesõnaga selles võitluses, kas lisaks Tallinna Televisioonile, lisaks Good Newsile on märgata, et Eestis kuidagi need uudised lähevad, ma ei tea, aasta-aastalt positiivsemaks. On veel neid, kes positiivsed uudiseid toodavad või me oleme ainukesed? Ma kahjuks ei usu sellesse, et ainult negatiivsus müüb. Seda näitavad ka viimased telesaated, mis on olnud väga edukad ja menukad ja enim vaadatud telesaade ehk Su nägu kõlab tuttavalt, mis on nüüd juba 3. aastat järjest iganädalaselt olnud esimene enim vaadatud, siis öelge mulle, kus on seal üks negatiivne kild. Võib-olla mõni kohtunik ütleb midagi, mis ei meeldi ühele inimesele, kes parasjagu on esinenud või ei meeldi tema fännidele, aga seal ei ole mitte midagi negatiivset ja enamus inimesi vaatab. Kui te vaatate Sky Plus raadio on ennast tituleerinud kõige positiivsemaks meediakanaliks. Ajakiri Hello on öelnud välja, et nad keskenduvad persoonide päriselu näitamisele, et neid ei huvita võib-olla sealt selle kõige kollasema ja selle kõige nii-öelda seni enim müüdud ja magusama nagu koduprobleemide välja tõmbamine. Et ma ei usu sellesse, et müüb ainult negatiivne. Ja peab ütlema, et meie raadiosaates Head uudised käis külas ka krimioperaator Veiko Vares, kes ütles samamoodi, et tegelikult seda uudist tehakse ju ikkagi sellepärast või näidatakse seda krimiuudist, et ta lõpuks oleks õpetlik. Et kui selle negatiivse uudise näitamisest mõni inimene saab õpetust, siis see lõpuks on ikkagi ju ka positiivne. Ja tegelikult on ju praegu jõulude aeg. Praegu võib-olla on õige aeg teha selline ka üleskutse meediakanalitele, et olge positiivsed, et siis on ka meie inimesed ju palju positiivsemad, et me ei pea kogu aeg näitama ainult veride tapmist. Veride tapmist, just. No üleskutsena võikski öelda seda, et mida rohkem me mõtleme positiivselt, seda positiivsem on meie elu. Me ei ole mitte see, mida me sööme, vaid me ikkagi suures pildis oleme see, mida me mõtleme. See on ilus sõnum, ma arvan, lõpetuseks või kuidas siis teha see üleskutse? Ma tean, et teil oli ju ka mingi kingi idee, et tegelikult see goodnews.ee, see on hea näide sellest, et kuidas tegelikult te üritategi maailma ju positiivsemaks muuta sellega, et tegite sellise kingi ideede kampaania, laekus lausa 165 ideed. No mõte ja idee sündis sellest, et jõuluajal ikka tekib stressi ja nüüd on kõigest paar päeva selle nagu imelise õhtuni, kus pered kokku tulevad, aga paljudel on probleemiks see, et rahakotis võib-olla puudub nii palju raha, et osta jõulukingiks seda, mida võib-olla
kõik reklaamid välja pakuvad ja me korraldasime kampaania, kus kogusime kokku üle Eesti inimeste arvamusi, mida võiks kinkida südamlikku ja soodsat jõulude ajal. Tõesti laekus 165 imelist ideed, mille hulgast ei puudunud lihtne kallistus. Üks härrasmees lubas oma daami korteris suurpuhastuse kodus teha, kes lubas valmistada ise oma kätega midagi. Kõik need ideed leiabki portaalist. Üks võib olla selline armas ja kiirkorras ka valmistatav oma kätega mõte on selline, et kirjutate paberile head soovid ja panete need kõik ühte väiksesse anumasse, ostate väiksed paar kommi juurde, seote ilusa lipsu peale ja te olete järgmiseks aastaks inimesele soovinud ainult head. Ja ta saab neid iga päev ükshaaval välja võtta ja oma südamele pai teha. Rõõm kuulda, et keegi ka Eestis positiivselt asjadega tegeleb. Edu, Monika, sulle! Aitäh!